Siis ma annan kohe sõna Heiki Pärdile. Nagu meil ikka on vana maamaja päevadel, kui meil on vahepeal huvitavaid raamatuid ilmunud, siis me tutvustame ka neid ja täna siis Heiki selle raamatu Maa ja linna vahel Eesti alevite lugu võtab tutvustada Heiki ise. Nii et palun. Jaa, ega ma ei räägi sellest raamatust niivõrd, kuivõrd pigem ikkagi nendest alevitest kui nähtusest Eestis, millest see raamat on kirjutatud. Raamatut saab igaks ise lehitseda ja lugeda ja osta võib-olla isegi kui raatsib. Nii et asume asja juurde. Siin on mitte väga pikk tekst selle kohta, mis see alev on ja kuidas seda seostada teiste asulatega, sest asula on igasugune koht, kus inimesed elavad alates talust ja lõpetades metropoliga, suurlinnaga. Nüüd alev on Eesti seaduste järgi üle 1000 elanikuga tihe asula ja elanikud, kes alevis paiknevad, loetakse linna elanike hulka, seega on ta linnaline asula. Aga geograaf Edgar Kant, hiljem ka Tartu Ülikooli rektor, üks Eesti kuulsamaid geograafe, sedastas 30. aastail, et alevit ja linna omavahel selgelt eristada on peaaegu võimatu. Ja et selgem ja teravam piir läheb hoopis küla ja alevi vahelt. Ja see seostub eelkõige selle tõsiasjaga, et alevis ei tegelda põllumajandusega eelkõige, aga külas tegeldakse eelkõige põllumajandusega. Kuid ka siin selgus, et Eestiski on tohutud erinevused alevite vahel. Mõnes alevis ei ole põllumajandusel mitte mingit tähtsust, nii nagu oli küttejõu väike alev, mis tekkis Eesti ajal siis sinna põlevkivi basseini. Selge see, et kõik töötasid maa all, aga mitte maa peal kaevandustes. Aga seevastu oli olemas selline alev, hiljem ka linn, on praegugi linn, Eesti väiksem, Kallaste. Seal oli 2/3 inimestest ühel või teisel moel hõivatud põllumajanduses. Ja külades andis siis maa harimine või põllumajandus laiemalt, muidugi ka loovakasvatus 85% elanikest, isegi 86% jah, siis elatist. Aga samas on kultuuri mõttes ka küla ja alevit väga raske omavahel eristada. Sellepärast, et mõned näitajad nagu tõepoolest viitavad sellele, et need on kaks väga erinevat asja, nagu tihe asustus või tihe hoonestus ja siis tegevusalad, põhilised tegevusalad, kaubandus ja käsitöö. Aga inimeste või rahva elulaad ja mentaliteet, meelelaad, nende põhjal sellist vahet teha on hoopis keerulisem. Ja selle poolest nende näitajate põhjal võib-olla on need alevid lähemal maale, külale kui linnale. Isegi tööstusalevites on rohkem sellist maalist elulaadi kõigele erinevustele vaatamata. Nii et siin vahet teha ka väikelinnade alevite ja alevike vahel, mis on siis väike alev nii-öelda, sellel ei ole sügavat mõtet. Ja kui veel rääkida sellest sõnast alev üldse, siis see tuletuub sõnast üldmõistest ala on etümoloogid kindlaks teinud. Siin üks tore nii-öelda klassikaline pilt siis ühele Eesti alevile aastal 1911, kus me näeme kõike seda, mida me seostamegi mingi väikese linna või aleviga. Siin me näeme erinevas koosluses või erinevas suuruses, erineva kujuga, erinevas stiilis hooneid. Nad on üsna tihedalt üksteise vastu ehitatud, ehk siis moodustavad peaaegu katkematu keti nagu linnas. Linna alevites või linna piirkonnas tähendab. See
on nüüd Nuustaku keskväljak, Nuustaku siis uuema nimega Otepää. Ja siin me näeme, et siin see turuväljak, turuplats on kividega sillutatud ja sõidutee on siiski ka rentslitega eraldatud muust alast, nii sellest väljakust kui ka siis jalgteest majade ees. Eestis oli aleveid juba ju nagu ajaloolised uuringud on näidanud keskajal, aga nad hävisid enamasti kõik täielikult Liivi sõja ajal, mida idanaaber siin järjekordselt alustas siis, et meie maad enda kätte saada Ivan Groznõiga eesotsas 1558 ja 83. Siis tehti plats puhtaks. Uuesti hakkas neid aleveid tekkima ja arenema 18. sajandil, kui võib-olla vanim neist tekkis Räpina paberivabriku juurde 18. sajandi keskpaiku, natuke hiljem siis ka juba Põltsamaale, kus oli mitmesuguseid väikeettevõtteid Põltsamaal ja seal lähistel. 19. sajand on muidugi alevite arengu seisukohalt ütleme tippaeg. Tippajale 19. sajandil, kui need alevid tekkisid, kujunesid, liitub siis 20. sajandi esimene pool kuni teise ilmasõjani laias laastus, kui need väikeasulad elasid üle oma parimaid aegu. Ja 19. sajandil siis tulid juurde sellised tekstiililinnad, võiks nii öelda kas jutumärkides või ilma jutumärkideta, see on Maitseasi, Kärdla ja Sindi ja 19. sajandi lõpus siis teisel poolel ka Kunda kui tsemendipealinn. Aga üldisemalt hakkas siis aleveid tekkima just 19. sajandi teisel poolel seoses turumajanduse kui sellise arenguga, kui ära kadus ka Zunfti kord või kaotati ja käsitööga võisid tegeleda kõik, kellel selleks võimeid ja käsi jätkus. Ja maal oli ju palju töökäsi üle, tööd oli vähe, maad oli vähe ja tuligi otsida muid väljundeid endale ja sellega seoses siis oli see käsitöö ja kaubandus üks väljapääse olukorrast ja niimoodi need alevid siis tekkisidki eelkõige kihelkonna kirikute ümber, mis olid ju juba harjumuspärased inimeste kooskäimise kohad. Kiriku juures oli tavaliselt ka kõrts, et seal oli sugude vaheline aja veetmise jaotus üsna kindel. Mehi tõmbas rohkem kõrts, naisi meelitas kirik, aga ütleme nii, et ka mehed külastasid kirikut. Aga kõrts oli võib-olla ka üks väga oluline argument selleks, et sinna üldse tulla oma kodust välja. Ja niimoodi tasapisi hakkaski sinna kiriku ja kõrtsi ümber rahvast kogunema, kuna seal oli eeldusi kauplemiseks ja ka käsitöö teenuste pakkumiseks, kui sellist bürokraatlikku keelt kasutada. Aga need ei olnud muidugi ainsad kohad. Tekkis aleveid ka sinna, kus enne suurt midagi ei olnud, oli võib-olla teede ristumiskoht ja seal võis olla ka mõni kõrts, teeäärne kõrts, mõisakõrts. Aga seal ei pruukinud olla midagi väga palju rohkemat. Ka need kujunesid uuteks keskusteks. Ja veel ühe olulise tõukejõuna nimetagem raudteede tulekut Eestisse, raudteede rajamist. Ka see oli üks oluline argument või eeldus selleks, et tekiks uusi aleveid.
No vot, Lihula, üks Eesti vanimaid aleveid, siis on üle elanud erinevaid aegu, paremaid ja halvemaid ning elab siiamaani edasi ja siin siis üks väga ilmekas pilt ka eelmise sajandi algusest jällegi. See on siis Tallinna maantee vist on ta ametlikult, mis ei ole ka imelik, sest tee viib Tallinna poole. Igal juhul on see Lihula selles mõttes tähelepanuväärne koht, et seal on need sellesama peatänaväärsed majad varustatud kõik infotahvlitega ühe või teise maja ajaloo kohta, mis on tõesti väga oluline teadvustada siis selle koha ajalugu nii kohalikele inimestele kui ka võõrastele, kes seal käivad. Ja minu kõige lähem alev on loomulikult Rapla, kuna ma olen pärit Raikkülast, see on 10 kilomeetrit sedasama teed pidi lõunasse, mis siit paistab, see on Uue kiriku tornist pildistatuna, kui Rapla oli veel imepisikene, siin ei olnudki peaaegu midagi muud kui selle pildi peal siis paremat kätt pikk hoone oli Alumõisa kõrts, mille asemel ehitati 33. aastal Rapla ühispank, mis on seal praegugi alles. Ja üle tee vastas seal on maja, kus sündis ja elas ka mõned aastad meie muusikaklassik Valgre. Ja seal taamal eemal vasakul veel kaugemal seal Arutee ääres, mis läheb Viljandi poole, see ongi Viljandi tee, Viljandi maantee, seal oli ja valendab selle kõrgem hoone, see oli siis haigla. Ja ega siin väga palju hooneid tollel ajal, nagu me pildit näeme, ka ei olnud. Seal on veel mõned ilmselt Alumõisa Rehe hoone kaugemal paremat kätt ja nii edasi. Nüüd alevites, kuigi neile omavalitsust ei olnud kuni 1917. aastani, kui Vene revolutsiooni, veebruarirevolutsiooni käigus siis saar kukutati ja kuulutati välja vabariik, siis anti välja ka aleviseadus, millega alevid said oma valitsuslikeks asulateks, kes olid siis sõltumatud teistest. Aga sellegipoolest, ja enne nad allusid siis vastavale vallale, mille maa peal nad asusid. Aga siin on lihtsalt näide, väga kena näide sellest, kuidas siis jällegi alevites hoolitseti heakorra eest ja siin selline sillutamata teede puhul oli kõige tavalisem see, et sõidutee ja jalgtee vahele tehti sellistes valgeks lubjatud kividest selline rida, mis siis eraldas selgelt sõidu ja jalgteed, inimesed ja hobused. Ja kõrval oli muidugi ka kraav, mis siis kuivendamise huvides oli tehtud. Ühed huvitavamad oma ajaloo ja ka arhitektuuri mõttes ja ka elulaadi mõttes olid just need tööstusasulad, mis erinesid ikkagi päris tuntavalt nendest nii-öelda traditsioonilistest käsitöö- ja kaubanduskeskustest, väikestest maa-alevitest võiks nii öelda. Ja Sindi on üks nendest. Seal need suur ettevõtted pididki oma tööliste eest ju hoolt kandma, tagama neile elutingimused või korteri vähemalt. Ja siin läksid ka erinevad ettevõtted erinevaid teid pidi. Sindis olid põhiliseks elupaikadeks siis töölistele üsna spartalikud kasarmud, kus tüdrukud pidid lausa kahekesi ühes voodis magama. Mitte see ei olnud reegel, aga nii oli ka, ütleme, meistritel ja eestöölistel ja rääkimata siis inseneridest ja kõrgematest pealikutest, neil olid muidugi elutingimused hoopis teised. Ja siin on siis näha pilt nendest meistrite ja eestööliste elamutest, millest üks rida on praegu ka alles seal Höörmani puiesteel.
Sindi muide ja üldse need suurettevõtted pidid ju hea seisma selle eest, et naised saaksid tööl käia isegi siis, kui neil lapsed on. Ja Sindi oli Eestis üks esimesi, kus asutati oma lasteaed. Ja siin on kena armas pilt siis lasteaia suveperioodist, kuidas nad seal pargis Lehtla lähistel mängivad ja õpivad. Ja Sindi lasteaed oli üles ehitatud täiesti samadel printsiipidel nagu praegused lasteaiad. See oli Saksamaalt üle võetud süsteem, kus ei käidud lihtsalt koos ja ei mängitud lolli, vaid seal ka õpiti ja ühesõnaga see oli igati selline eelkool, võiks ütelda, nii nagu nad praegugi meil on. Aga üks erand nende tööstusasulate vahel või keskel seas oli Kärdla, kus mindi teist teed kui mujal ja seal panustati ühe pere elamutele põhiliselt ja suurem osa töölistest elaski oma ette majades. Selleks andis siis ettevõtte neile võimalusi laenu näol ja materjalide näol, et nad said need majad ehitada ja niimoodi siis seal kujuneski selline väga aedlinnalik miljöö, mida märgiti ära ka tolleaegselt paljudel sellistel näitustel, nad said aurahasid ja preemiaid sellise heakorra eest, mida sellega ka ennetades võib-olla paljusid teisi kohti just selle keskkonna loomise mõttes just. Siin siis pilt Kopli tänavast 1900. aastate algul. Ja see, milline oli siis see inimeste ring ja seltskond, kes seal elas ja töötas, seda näitab ka see kena pilt siin Kärdla koorekihist, nagu see foto oli ka legendeeritud. Et inimesed, neid on kindlasti täiesti võimatu eristada siin mingitest muudest, ütleme linnaelanikest, aga maarahvast kindlasti päris selgesti eristuvad oma rõivastuselt ja hoiakult, selles ei ole kahtlustki. Ja pildil on asetatud ka olulise detailina jalgratas, mis hakkas tol ajal üha suuremat tähtsust transpordi või liikumisvahendina, ütleme siis etendama, kuigi ratas oli kallis lõbu. Alevitest on ka esimesi pilte sellistest sportlikest harrastustest, millest väga populaarne oli sajandi alguses, just eelmise sajandi alguses uisutamine, mida siis sai seltskonnas koos teha ja mida on ju harrastatud läbi aegade ja harrastatakse siiamaani. Ja seegi pilt on juhuslikult Kärdlast ka 20. sajandi alguses üles võetud, siis esinduslikult riietatud prouad ja preilid ja lapsed kõik siis uisuväljale tulid ja ennast näitama ja ka värskes õhus siis liigutama. Nüüd minnes siis raudtee olulisuse juurde, kindlasti on Eesti raudtee pealinn, kui nii võib öelda, Tapa. Ja on seda olnud sellest ajast peale, kui sealt raudtee läbi veeti, see oli siis 1870 ja siis natuke aega hiljem tehti sealt veel Aru raudtee Tartu poole, mis läks edasi pärast veel kaugemalegi, nii et Tapast sai väga tähtis raudteesõlm. Ja siin pildil on siis esimene maja, see vana rongijaam, mida enam ei ole, aga see peaks asuma või asus sama koha peal, kus praegunegi raudteejaam, siis, mis seisab ka seal poolenisti varemetes või niimoodi varjusurmas. Vahel korraldatakse seal teatrietendusi ja see on ka kõik, aga jaamahoonena teda enam ei kasutata. Nii et Tapa muutus kiiresti palju rahvuseliseks ja üsna selliseks kireva majanduse ja kultuurieluga paigaks. Siin on väga tore ilmekas pilt veel Tapa linnakooli peres siis 1910. aasta paiku. See koolimaja on praeguseni alles. Koolid olid ka üks olulisi asutusi kõigis alevites, mis meelitasid kokku rahvast ka mujalt küladest, et paremat haridust oma lastele anda. Külad ja vallad ei jõudnud niisugesi asutusi ju suurel arvul ülal pidada, seal oli ka rahvast vähem, aga kindlasti oli just nendel
alevikoolidel suur tähtsus. Eraldi võib-olla väga silmapaistev alev on olnud Eesti lõunapiiril asuv Mõisaküla, mis on Läti-Eesti vahepeal, ütleme niimoodi, vanasti ta kuuluski tegelikult Ruhja kihelkonda, see oli siis, no tol ajal oli kõik üks Liivimaa muidugi. Ja tänu sellele oli seal palju lätlasi elanike seas, seal oli ka Läti kool olemas Eesti ajal veel. Ja sellest kujunes samuti väga oluline selline alev, väga huvitava jällegi arhitektuuriga ja ka majanduse ja kultuurieluga. Siin pilt, mida praegu te näete, on seal Mõisaküla keskusest, kus me näeme paremat kätt, siis väga moodsat oma aja kohta ja väga stiilset juugendhoonet, mis, kui ma seda esimest korda neid pilte nägin, siis mulle tuli kohe meelde üks teine linn Eestis, mitte väga kaugel sellest, see on Valga, kus oli ridamisi, nüüd on neid ka veel järgi jäänud juugendhooneid, mis omakorda on kõik seotud tõenäoliselt Riiaga. Riia on ju siinse kandi juugendi pealinn, võiks nii öelda. Ja need mõjud sealt ilmselt kandusid ka meie ala siis Lõuna-Eestisse, ütleme niimoodi laias mõistes. Kahjuks on Mõisaküla, nii nagu ka Tapa, tänu oma raudtee sõlme olemusele sõdades kõvasti kannatada saanud ja ikka päris põhjalikud maatasa tehtud on kesklinnad nii Tapal kui ka Mõisakülas ja neid hooneid, mida me siin pildil näeme, pole enam ühtegi olemas paraku. See vasakpoolne hoone, mis on ka väga huvitav, seal oli selline selle maja katusel oli selline katuseateljee üleni klaasist fotoateljee, Jakobsoni fotoateljee. See maja põles esimese ilmasõjal juba maha ilma sõjasse puutumata. Ja Mõisaküla on veel selles poolest huvitav, et seal oli mitu versta ühte peatänavat Pärnu maanteed siis sillutatud puuplankudega, mis on ka üsna haruldane minu teada Eestis. Ma ei ole rohkem nagu kohanudki, sest et alev ise tehti erinevatel põhjustel siis üsna madala ja vesise maa peale. Ja siin on kenasti näha see 20. aasta algul, et see tõmmati või hävitati ära, tähendab, ja tehti korralik sillutis. Siin veel üks väga ilmekas pilt siis samast kesktänavast, kus juba me näeme siin sellist tervet ja toredat miljööpilti siis omaaegsest alevi elust. See on siis Sitska tee- ja söögimaja ees aastal 1914 ja muide Mõisakülas oli 1905. aastal asutati esimene erakool ja selle asutaja ja juht oli Jaan Sihver, hilisem tuntud kommunist ja mässaja, kes minu meelest lasti maha juba vabadussõja päevil. Aga ta oli väga hea pedagoog. Aga väga olulised inimesed olid ka kaupmehed seal nendes alevites ja siin on lihtsalt pilt ühest suure Jaani kaupmehest Karl Reimannist oma perega, kes oli väga tegevalt, ütleme, või väga tegev mitmetes kultuuri ettevõtmistes. Nad ei olnud ainult raha peale väljas ega äri peale, vaid mõtlesid ka avaramalt oma asjadest. Ja võib-olla kõige levinumaid meistrimehi kõigis alevites oli alati Rätsep. Rätsep ja Kingsepp olid kaks, keda oli kõige rohkem alevites. Siin üks väga ilmekas pilt siis Vigala Rätsepast, mis ei olnud küll päris alev, aga ikkagi alevik Reinvaldist. Ja veel natuke nende alevi rahva koduelus siis väga ilmekalt jälle kajastab seda Kilingi-Nõmme päevapiltniku ehk fotograafi Mihkel Otstaveli oma enda foto siis oma kodusest jõuluajast aastast 1912 ja vaadake, see ei ole väga lihtne
elamine. Siin see teeb silmad ette tänapäevalegi mõnedele kodudele, ma arvan, ja eks siin muidugi eputati ka kõige sellega, mida oli võimalik muretseda oma lapsele või lastele ja kõik see siis ka pildil kajastada. Üks olulisi institutsioone, kui nii võib öelda, oli turg alevites ja linnades ka loomulikult ja see oli ka üks paik ja üks võimalus, kus sai suuremal määral kokku siis see Alevi inimene ja see maainimene külast, kes siis tuli oma kaupa sinna müüma ja ka muidugi ostma, kui ta midagi sealt vajas, ütleme kohalikest äridest, aga kindlasti oli see üks just selline siduv lüli siis maa ja linnainimeste vahel ja kokkuvõttes võingi öelda, et need alevid olidki sellised paigad siis, mis omavahel viisid kokku maainimest, kõige tavalisemat taluinimest, siis natuke peenema rahvaga, kes tegeles millegi muuga, ehk siis alevi rahvaga ja järgmine aasta oli selles linn, kuhu maainimesed ju tolleaegsetes oludes nii lihtsalt ja kergesti ei saanudki jõuda. Nii et alevid on olnud meie ajaloos ja kõige laiemas mõttes ajaloos üsna olulised paigad ja ega nad kuskile pole kadunud, kas me nimetame neid linnadeks või aleviteks, see on juba maitse asi ausalt öeldes. Nii et ostke raamatuid ja lugege neid ja võib-olla saate sealt ka midagi põnevat teada. Ühe asja tahan veel öelda, selles raamatus on üks oluline osa, viimane peatükk, mis põhiliselt on ümberjutustus või kokkuvõte siis vanadest aadressraamatutest, mis ilmusid siis 19. sajandi lõpust kuni esimese ilmasõjani umbes. Ja seal on väga põnevat fakti andmestikku nende paikade kohta tolleaegsete töömeeste, tolleaegsete ametimeeste, tolleaegsete asutuste ja kõige selle kohta, kuidas siis sel hetkel selles vallas või selles paigas elati ja veel huvitavam on 1913. aasta Eestimaa kubermangu kohta välja antud need aadressiraamatud. Seal on muide iga alevi kohta on koostatud, ma ei tea, kes selle koostas, seda ei ole võimalik takkajärgi teada saada, aga küllap nendel raamatute koostajatel olid agendid Eestis, kes siis neid aitasid. Seal on iga alevi kohta koostatud autahvel, kõige silmapaistavamate elanike nimekiri. Soovitan vaadata, leiate sealt võib-olla oma sugulasi, tuttavaid või eelkäijaid või keda tahes. Ühesõnaga, see on kõik, mida ma selle raamatu kohta siin praegu teile jõuan öelda, sest et aeg on napp, päev on lühike, varsti on õhta. Päev on pikk, aga teemasid on palju. Aitäh, Heike! Aga ma ei tea, äkki on teil ka mingi küsimus. Kõigepealt ma ütlen seda, et nende alevite kohta kindlasti saate lugeda ka ükshaaval niimoodi erinevatest pööningunumbritest. Eiki on juba pikalt 2 või 3 aastat oled sa alevitest sinna kirjutanud pööninguse. Esimesest numbrist kuni viimaseni. Järelikult 2015. aastast peale juba erinevatest alevitest on seal juttu. Ja minul on üks küsimus lihtsalt ühesõnaga, kui sa nüüd oled nad kõik niimoodi läbi kapanud ja uurinud ja mis on sinu jaoks olnud kõige üllatuslikum alev? Kus sinu jaoks selline vau-efekt on tulnud välja? Ma ei tea, ma olen nii paadunud juba, et mul niisugust vau-efekti ei tule kohe meelde, aga võib-olla niisugused vau-efektid seostuvad pigem nõukogude ajaga, kus näiteks mitte millestki tehti midagi. Üks selline paik on Vastseliina, kus enne ei olnud midagi peale Koorejaama ja piimatööstuse ja vallamaja, aga pärast tehti ta stalinistlik selline päris esinduslik väike keskus, sest et Vastseliina oli üks nendest väikestest paikadest Eestis, millest sai pealinn ehk siis rajooni keskus, aga selles raamatus ka ei kirjuta enam-vähem, see piirdub ikkagi selle Eesti aja ja varasema ajaga nendes raamatutes, aga need, mis ma olen pööningusse kirjutanud, on jälle teistpidi lood. Need on tõesti nendest alevitest sellisel kujul, mis seal praegu olemas on. Seal ma ei pööra pilku niivõrd ajalukku, tähendab, olen kajastanud põhiliselt seda kaasaega pigem, mida meie kõik võime ise näha ja vaadata.
Nii et no see on üks selline, mis mind üllatas tõeliselt, et kuna enne ei olnud seda Vastseliina kaardi pealgi suurt olemas, peale selle, et oli olemas Vastseliina kihelkond, kirik, aga see on tükk maad eemal sellest keskusest. Ja eks neid üllatusi on muidki niisuguse väiksemaid, aga muide veel üks huvitav detail. Ühes Eesti alevis, ma võin isegi öelda millises, see on nüüd küsimus suurele ringile, oli ametis üks mees, kelle elukutse oli ainulaadne kõigist Eesti alevites. Üheski teises sellist ametimeest ei olnud. Linnade kohta ma arvan, et neid oli. Linnades neid oli. Mis see võis küll olla? See alev oli muide Suure Jaani. Aasta oli 1908 näiteks. Ega innet ei saa, kui valesti vastati, aga lihtsalt huvitav, mis te pakute välja, et kes see... See on soe, isegi kuum, see oli klaveri häälestaja. Nii et see oli tõesti selline, see mind üllatas tõeliselt, et selline mees oli ametis, seal oli 1000 elanikku tol ajal, aga ega need alevid ei elanud oma keskis või ütleme omas mahlas, vaid nad teenindasid palju laiemat ümbruskonda seal ja aitasid ka külarahvast, nagu ma ennegi siin mainisin juba nende turgude ja kõige kaudu. No vot. Aga aitäh, Heiki! Ja aitäh ka õigele vastajale.